õhtust. Kell on 6:30. On esmaspäev 25. märts. Jah, 25. märts. Ja ma olen Hugoga kahekesi kodus. Me oleme neljapäevani kahekesi ja ma olen Hugoga esimest korda üksinda kodus. Meil ei ole kindrat ja meil ei ole Kerti. Me oleme täiesti kahekesi 4 päeva. Täna hommikul sõitsime Tallinnast Tartusse. Kert läks reisule, tuleb 4 päeva tagasi Eestisse. Ja nii ongi. Ja ma nii imelik olla. Sest ma ei tea, nagu nii vaikne on. Hugol multikad käivad, ta mängib siin, aga nagu selles suhtes mul ei ole mingi koera käpak lõbina. Mul ei ole Kerti, kes vaatab mingid telefonis mingid videosi. Ma olen üksi. Või noh, me oleme kaksi. Me oleme Hugoga kahekesi lihtsalt. Auto. Sa mängid autodega? Hugo mängib autodega siin. Tal on see üle selle uksepida sõitmise mäng. Sa sõidad autoga, selles mõttes autoga või? Davai. Need on ees, jah. Aga võta need eest ära siis. Ühesõnaga, Hugo hommikul jõudsin kella 9 juba lastekasse. Mina jäin tööle natuke hiljaks, siis, aga noh, sellega ma olin arvestanud. Tegelikult ei olnud, sest ma olin arvestanud sellega, et ma tulin eile Tartusse. Aga Kert soovis, et ma ei läheks nagu õhtul ei sõidaks. Seega ma sõitsin täna hommikul hoopis Hugoga koos. Ja jõudsime siis lastekast koju. Nii et ma nüüd hakkan klingitšenit tegema. Süüa. Ma teen praetud riisikervetid ja köögiviljadega. Sihukest asja. Seda tuleb reitsilt palju, ehk siis mulle jagub selleks ka homseks lõunasöögiks. Mis asja sa teed? Ma teen meelde, kui sa poodi pidi minema. Peame smuuti materjali ostma. Hugo tahtis bussiga sõitma, nii et vaata, võib-olla bussiga poodi minema. Mul on siin sees on Rituals küünal. Sellepärast, et Hugo läks kapile pihta ja siis see küünal kukkus maha niimoodi, et see küünla ümbrus läks katki. Oli nii, on ju? Jaa, aga see oli kogemata. See küünla ümbrus läks katki, aga sellest pole üldse hullu. Õnneks mul on neid väikeseid lillepotte nii palju, et ma kasutan neid vaasidena. Riis keeb, ma hakkan siin hakkima ja kloppima ja kasvamist tegema. Ja siis teeme toidu valmis. Töö läks hästi. Ma täna käisime ühel kohtumisel. Siin on üks klassikalise viisi näide, kuidas Keltrud süüa teeb. Ta lihtsalt teeb kõik erinevates kaussidesse, et asjad kõik kokku panna. That's me. Kuna Kerti ei ole, siis on mul hea võimalus korrastada tema riietekappi. Ehk siis ma olen missioonil, viska ära Kerti vanad riided, mõned. Kui ma käisime eile poes ja ta sai mõned uued asjad, siis mul on õigus mõned asjad ka ära visata. Terve see on täis T-särke. See on täis pükse, see on täis pusasid. Mul on nagu, ma mõtlesin, ma võtan iga õhtu ühe segmendi. Või noh, täna teen iga kapi, aga samas mõtlen, ma saan nagu ühe päeva kõik tehtud. Ehk siis ma panen mingisse kotti ja me viime need Hugoga lihtsalt üks päev sinna taaskasutuskasti. Ja see särk on mu venna klassi, või noh, jah, mu venna põhikooli klassivenna ja hea sõbra õpilasfirma särk. Nii et ma võtsin selle eile venna käest kaasa. Või noh, täna hommikul venna käest kaasa Tallinnast. Nii et ma olen siin. Koristan issi kappi. Issi asju koristan. Kinnas, jah. Viskasin ta praegu ära 3 lühikesed, kolbar lühikesed pükse ja pikad püksid. Ma olen, need on ujukad. Need peaks tal olema ja üks paar ujukad on tal veel, mis tal on kaasas praegu reisil. Ma panen siia poole. Siis tal on lühikesed põlvpüksid, mis on mega ilusad. Ja siis on need teksad, mida ta kogu aeg käib.
tegelikult tahaks need ka ära visata, aga see on katki kuskilt või? Ma ei mäleta enam. Jah, okei, need targivad katki. Lähevad minema. Ehk siis siin on hunnik, mida praegu enam ei ole. 3 paari lühkasid, 2 paari pikkasid pükse. Võtame järgmisena ette T-särgid. Kõige hullem. Nagu siin taga on veel. Ja siis oota. Ma tõmban selle ka eest ära korraks. Ja seal on veel. Ja siin on nagu viisakas T-särk. Miks ta seda kaasa ei võtnud? Ja siis seal üleval on pusad, mida ma hakkan ka seal surkima. Kapp number 2 on tehtud. Särke on musta värvi alles nii palju. Valgeid on siin hetkel nii palju. Siin tagapool on, üleval on sinised, värvilised kirjud. Sinised, hallid, pruunid, beigid. Ja ma tean, tal on 5 särki veel kaasas või 7. Ja need on ka valged ja mustad. Võt. Ja siin on 2 triiksärki, mis on täiesti uued, kasutamata. Las need veel olla siin. Ma neid ei hakka puutuma. Lähme nüüd siis pusade juurde. Seal üleval on meil lihtsalt voodipesu, külaliste voodipesu. Nii et ärge seda siin judge'ige ega vaadake väga hullusti. Ehk siis võtame pusad. On kõige ägedam sahtel, sest et tõmbad niimoodi ja kõik lendab. Kõik lendab. Siin on veel. Nii. Tühjus. Näeks, ma näen nagu seda tagumist osa. Enne ma ei näinud neid tagumisi osasid. Kapi põhja. Talvekas. Jõulukampsun. Selline kampsun toinig. Okei, see on iia peale, aga noh, põhimõtteliselt. Jah, teeme nüüd sellega korda. Kell on 11:15. Ja ma olen täiesti austajaga. Mul on tänase õhtu jooksul teine ärevushoog. Esimene oli seoses toiduga, mida ma lõunaks sõin. Ja mis ei olnud mu kerele hea. Ja sai siis 1,5 tundi tagasi. Selles ma üle. Ja siis huga läks toitu. Ma räägin naljakalt, sest mul on valitoos uus. Said on mul rahunud veits. Huga läks toitu. Ja siis, kui kõik vaikseks jäi, siis tuli uus ärevushoog peale. Ei tea, ma olen nagu ma ei ole mitte kordagi olnud üksinda Hugoga kahekesi ööseks. Ma saan hakkama sellega. Ma tean, et ma saan. Selles suhtes Kerliga ma ka eile rääkisime, et Hugo saab kindlasti hakkama. Küsimus on selles, kas mina saan hakkama. Ja selles mõttes, et minu vaimne tervis. Kas mu vaimne pool saab hakkama? Saab küll. Ma tean, et saab. Muud moodi ei saa lihtsalt. 4 päeva on siuke, kus ma saan poole päeva pealt ära minna. Loodetavasti. Sest et me sõidame Hugoga siis otse siit Saaremaale. Et me ei lähe Tallinnast läbi. Kuna Gert jõuab 4 päeva hommikul ülivara. Siis, kui teised tööle lähevad, siis tema jõuab. Ärevus ei ole mul esmakordne juhtum. Ärevus on mind saatnud. Kuidas ma mõtlen? Väga väikses saadik nagu. Üks ma mõtlesin, et mu esimene ärevushoog. Mu esimene ärevushoog oli suure tõenäosusega siis, kui ma lasteaias olin. Järgmine oli kooli ajal. Mul oli nagu kooli esimeses klassist alates või suht sellest ajast, kui ma kooli läksin. Eelkoolist alates juba. Mul oli social anxiety, ehk siis sotsiaalne ärevus. Mul pidi olema enda turvaisik. Ja tol hetkel oli see mul siis alati klassijuhataja. Et mul oli hästi raske olla enda klassikaaslastega koos ühes ruumis. Et iga kord, kui oli vahetund, siis ma läksin meie psühholoogi kabinetist, et
klassijuhataja nagu suunas mind sinna, et ma saaksin sealt chillida ja rääkida ja värki-särki, et olla siin nii kaua ja siis kui õpetaja tuli tagasi, siis ta koputas psühholoogi ukse peale ja sai Kertu lähen tundi. Või siis kui kell käis, siis ma läksin ja vot nii. Täna väga ei teinudki, ma tegin Kerdi kapid korda ja õppisin pesu ära. 2 portsu on veel pesu vesta. Täiega tahtsin, et Hugo mulle kaissu tuleks, aga siis ta oli mingi, et ei taha, et oma voodi on mõnusam. Võtsin normal. Vot nii. Aga ma nüüd lähen. Läks vaatama homme, mis teeme. Mis asja? Ratas viss. Ratas või? Ratas viss. Aus. Tere hommikust. Hugo tuli siia. Magasime 15 minutit veel. Oli nii? Ei või? Autopessa. Vessi. Autopesu või? Vessi. Praegu me teeme õhtul. Jaa. Siis kui koju tagasi tuleme. Tulin korraks põhine tööpausile ja tulin pakendikeskusesse, sest et ma pean Lidl Hugo tellimuse jaoks pakke ostma ja kuna mul ei ole õhtul aega ja pakendikeskus pannakse kella 5 kinni ja mu tööpäev lõpeb kella 5, siis ma ei jõua paraku, ehk siis ja mega imelik ilm on, nagu vaadake siin. See on nagu mega ilus päike ja värki ja siis seal on nagu full on sinine must taevas ja see on nagu mega creepy ja räägi, et mingi sadas rahet ja vihma just. Nii et käime poes ära ja siis lähme kontorisse tagasi. Võib-olla ma pean täna ühele paigaldusele minema, aga see võib-olla ja tõenäoliselt on see, et ma lähen homme sinna alles. Karvikesed ostetud, väiksemad on nende taga. Ma ostsin igaks juhuks, ma ostsin 9 suurt karpi. 1 suur karp oli mul kodus olemas ja ma ostsin 4 väikest karpi. Et siis mul on olemas ka kõikidele 4 lauanõu komplektile karbid kohe olemas, kui keegi peaks tahtma ostma neid. Ja nüüd ma on 10 huksikule olemas. Ponchodel on mul kõikidel olemas karbid. Kleepsud on olemas, neid peab varsti vist juurde hakkama tellima. Ja siis silt mul ei lähe nii palju enam, sest huksikutel on uus pakendus. Ja lähen nüüd tööle tagasi. Ja teeme projekti edasi. Tööpäev läbi ja ma olen kohe Hugol järel. Meil toimus plaani muutused, nii et me ei lähe otse koju, vaid ma istun ummikus praegu. Ma ei lähe otse koju, vaid me lähme ühele objektile ja aitame natukene kangas paigaldada. Või juhendame seal. Võtsin Hugole palli ka kaasa, et siis ta saab seal mängida. Hugo tahab Iiasid näha. Tahad? Jah. Ja. Tulime siis ratsakooli. Mu treener on siin, ma tean. Ja siis lähen vaatame hobuseid. Näitan Hugole ka hobuseid. Ühe korra on käinud siin, aga siis ta oli pisike. Ja nüüd lähme vaatame päriselt hobuseid. Teeme paiga äkki. Tahate pai? Hugo, kas hobused olid ägedad või? See vesi. Ja siin on vesi, jah. Aga kas sulle meeldisid Iiad või? Ja. Meeldisid või? Said... Hugo. Sai pai teha Iiale, jah? Veel. Teine päev teeme veel, on, jah? Hugo aitab mind kastide vedamisel. Hugo näitsin väiksed. Endale võtsin suured kastid. Nii et nii me siis lähme tuppa.
Ma praegu pakin siin Little Hugo pakikesi. Üks on siin. Teine on kuskil siin samas. Teine on siin. Ja kolmas tuleb veel. Hugo ja kohe panen. See ja. Ja siis käime Hugoga, viime pakid ära ja käime poes ära. Ja meil oli ka üks pakk, sest et pakk, mis oli meil TPDs kadunud alates 11. märtsist. Jõudis lõpuks siia. 2 korda helistasin ja uurisin, kus pakk on. Ja tuleb välja, et lõpuks leiti vist üles, aga eks me näe, kas see on see pakk või on see mingi muu. Mis me veel teeme? Pood. Poodi lähme või? Jaa. Mis me poest ostame? Banaani või? Piima. Piima või? Aga meil on ju piima. Mis me veel ostame? Sul on üks kindel asi, mis sa poest tahad saada. See hakkab kõhtähega. Kumm. Tahad seda poest saada, jah? Kumm. Kuule, aga võtame täna mingit tervislikku kommi siis. Aga muretsege, ta ei kuku siin. Ja veel. Kätte on jõudnud siis õhtu ja kuna ma ei taha hakata pliidiga jändama, siis ma homseks hommikuks hakin ära kõik toiduks vajalikud asjad. Ehk siis frikadellisupi ja kalakotleti värgi. Hommikul ma teen supi valmis, siis kui kodu jõuame, siis on õhtusöögiks on supp olemas. Ja kalakotletid on siis homseks lõunaks. Ja ilmselt ka neljapäevaseks lõunaks Hugole. Mõlemaga läheb kuskil 40 minutit, peaks minema selle official aja järgi, mis siin kirjas on. Käib kirjutas, et tal on üks palavik, et tal on vasak silmavalge, punane ja rääkisime telefonis ka ja siis ütles, et ta kõrvuga valutab, et ta kallab, et ta kõrvapõletik. Ma loodan, et ei ole, mul loodan, et lihtsalt on mingi tuult saanud, et käisin vist täna Komo järve ääres. Ma teen mingid asjad ära. Need asjad, mida on vaja keeta või praadida, neid ma ei tee. Ja ülejäänud ma saan valmis teha. Kalakotletide tillikartuli ja targasmega koostisainetest on puudus sibul ja majonees hetkeseisuga. Ehk siis mul tulevad kotletid ilma sibuluta ja kasta ja tuleb lihtsalt kurgi sinepisalat, mitte kurgi saati ja majoneesi kasta, mis oleks päris hea. Mis on üks mu lemmikutest kasmetest. Nii et ma siis ka otsustasin täna asjad ära teha. Supi ja kalakotletid ja kõik asjad täna ära, siis mul on homme rahulik. Ja ma ei pea homme õhtul hakkama süüa tegema. Ma olen näinud hommikusöök homme ja ülehomme vaja teha siis. Mis on fine. Ja ma saan juba ära pakkida enda homse lõunasöögi ja ülehomse lõunasöögi, mis ma võtan kaasa, kui me hakkame Hugoga Saaremaale sõitma. Ja siis ma teen Hugole ka veel erutikalbi. Siis siin on minu homne, ülehomne ja Hugo ülehomne. Sest et homme õhtul me saime lõunaks või õhtuks suppi. Külmik on meil täpselt nii tühi. Piim saab kohe otsa. See maht saab kohe otsa. Siin on minu homne lõunasöök, Hugo homne lõunasöök, tänane õhtusöök, supp. Ja. See on kõik. Sügavkülm on see eest. Eile ostsin juurde neid külmutatud marju. Aga muidu see on ka täitsa nagu... No, see on köögivilju veel. Siin on tühjus. Ja siis on ainult marjad. Ehk siis suht tühi. Ja noh, vist parem ongi. Kuna me lähme homme ju Saaremaale lõunast, et siis ei jää siin midagi. Siis ka vorstid ka ära ja siis on päriselt nagu tühi. Taevas. Meil on taevas. Nonii, anna autolid ära. Kus me? Siia. Kus? Paneme liigesse. Teistpidi. Aua. Miks? Aua, uuesti. Ei saa uuesti. Saa toista.
Näed sa aida? Vaikse. Kõvad kodu oodata. Kõvad hästi. Nii, 1 ja 2, pane hästi. Joo. Jah. Lykkä. Ja se vesi meitä vaatimus. Ja tänään me tulemme lasten otsa koju. Ennen. Lykkä. Se. Täällä on otsa koju. Että me huomenna saarana. Täällä on se pakki. Puhutaan. Täällä on tähän puhutiin. Täällä on rinkuläpä. Päkkalle võid pakkuda vetkamasid ja proomeedest ei ole. Oleme Hugoga jõudnud Akrosete. Hugo käib võimlemisgrupi Akroses siis ja jõudsime kohale, aga meil on 10 minutit aega, nii et me lihtsalt chillime siis autos natuke aega. Lähme sisse või? Lähme sisse. Siis saab pissil ka ära käia, kui sa tahad olla. Hugoga trennis käidud. Kas see oli lõbus? Tuut. Batuut oli sul seal, jah? Emme ka tuut. Emme hüppas ka batuudi peal, jah. Nüüd lähme lasteaeda, on ja? Lastehoidu. Siis lähme lastehoidu ja siis emme läheb tööle edasi, on ja? Emme tulla. Emme ka. Emme ka lastehoidu või? Jah. Ma ei saa niimoodi, kahjuks emme peab tööl käima. Jah. Jah. Sinu töö on ju lastehoius käimine. On ja? Siin õhtul voodist. Mega hull õhtupoolik on olnud. Me jõudsime koju. Siis Hugo koju sõites oli ennast täis pissinud. Ta ei kanna mähet. Siis kui me last hakkas, sõidame koju. Ja siis koju jõudsime 3:30 koju. Meil oli kella 6:30 kolteriisti koosaeg. Kuidas sa lähed sinna 2-aastase lapsega? Sa ei jäta teda üksinda tuppa. Siis me plaanis enne seda ära sööta. Ja mingid asja pesu kujuma panna ja kõik asjad nagu. Pesu sai täpselt siis valmis, kui koosolek hakkas. Ehk siis ma ei jõudnud pesu kujuma panna. Hugo jõudis ära süüa sellepärast, et ma olin eile õhtul supi valmis teinud. Ehk siis geenius mina. Lisaks tahtsime täna ära veel teha tolmuimejaga kõik toad, aga see jääb ilmselt homseks hommikuks. Mul oleks totaalselt meelest ära, et ma pean tänasele koosolekul minema. Ja üks asi jääb tegemata, seda ma hakkan kohe tegema. Mis on arvutiga siia. Ma hakkan enda homset sõidu- ja laadimisplaani paika panema. Kuna meil on elektriauto, siis distants ei ole nii hea, kui on bensu- või diislimootorauto. Mis ei tähenda seda, et oleks nagu väga halb. Ma jõuan Pärnusse ja Tartusse tagasi. Ma jõuan napid ka Saaremaale. Aga et kindel on, et ma täiesti kindlalt Saaremaale jõuan, siis ma pean laadima. Ja ma mõtlengi seda marsruuti välja, kuidas ma siis homme lähen. 12:30 hakkame kontorisse, siis peaks mingi 12:45. Võtame Hugo peale. Me hakkame Hugoga koos sõitma. Me tuleme läbi Pärnu, nii et ma ei teagi, kas ma nagu
korra sõidan Pärnusse sisse, laen seal. Circle K-s on 300. Või siis Viljandis on Leolas on üks ka nagu 300. Aga noh, ma ei tea. Vaatame. Eks seda näeb järgmises videos, mis ma siis kokkuvõttes ära otsustasin. Homme ma sõidame Hugoga kahekesi Saaremaale. Meil läheb pikk nädalalõpp Saaremaal. Ja seda näete järgmises videos, mis me seal teeme ja kuidas me sinna jõuame ja kuidas, mis pidi me siis üldse teeme, kas me läheme Viljandisse laadima või me läheme Pärnusse laadima. Ära unusta vajutada like ja vajuta subscribe ja ära unusta peale panna ka seda kellukest ja lisaks ära unustada mind jälgida ka Instagramis. Panen Instagrami lingi siia. Nii et ma loodan, et sul oli põnev, hoia end, hoia teisi ja ka head sõna. Ja sinuga näeme järgmises videos. Adios! Trace my skin to places